Kui ei taha, et kink metsa läheks, vali Gifto kinkekaart. Vaata lähemalt gifto.ee. Sa mõtled sellest. Kirg.ee-st leiad kõik, et tunda end kirglikult. Tule vaata, saadame diskreetselt. Kirg.ee. Nii, tere! Alustame meie teist hooaega ja Marju Karin ja tütreke. Diana Tõniste. Ja nüüd on läinud niimoodi, et Õhtulehele on tulnud tohutult lugejakirju ja teemasid, mis rohkem huvitavad. Nii et selle järgi me hakkasimegi nüüd minema. Ja tänaseks teemaks on siis kihlumine, abiellumine, pulmad ja muu selline armastust väljendav seaduslik tegevus. seaduslik tegevus. Ja. Nii. Kas sina oled kihlatud? Mina olen kihlatud, sa ei ole või? Ma olen ka kihlatud. Jaa, räägin. Aga see on see, et igavesed kihlatud või? Sa oled abielus olnud? Mina abielus ei ole, aga ma olen olnud nüüd teist korda kihlatud. Aga abielune sa eelmine korda jõudnud. Vaata, instapildid. Instapildid. Ei, aga abieluni jõuan nüüd siis järgmine suvi. Sa abielud järgmine suvi, jah? Issa, ma tahtsin ka, aga nüüd ei saagi siis ju. Abiellume koos. Ei. Teeme koos, emme, teeme koos. Kindlasti. Ma arvan, et see on kõige hullem. Siis ma saan väga uhked pulmad, ma tean juba. Nii, mina olen kihlatud. Ma olen ennem ka olnud kihlatud. Ja mina olen 2 korda abielus olnud. Ja nüüd olen jälle kihlatud. Ega ma olen ikkagi see, et ma... Sa oled asja armastaja. Ma olen asja armastaja. Ma liigun kohe käest kätte, et mul sellist asja ei ole, et ma kuskil pilla-palla maailmas laiali oleks. Et kohe nagu üks lõpeb, nii on uus omanik kohal. Et jah, mul sellist üksildust nukrutsemise aega ei ole nagu... Mitte kihlumise aega või niisama? Või siis, kui mul ei ole kedagi, et sellist aega, jah, minu elus vist väga pole olnudki. Ja pikalt on olnud esimene abielu 13 aastat, koos elu, eks. Ja teine, mul on 13-aastased tsüklid. Muidugi ärge hakake rääkima, et need ongi tsüklid ja siis on 7-aastased tsüklid. Kuu ka mõjutab. Kuu ka mõjutab, jah. Et eks see, jah, ja nüüd on siis see, et peaks ka hakkama nagu abielluma ja et vaata, minul on 3. kord, eks, aga Lõvil on ju esimene kord, et võiks ka oma vea ära teha. Ja kellega sa ikka teed, kui mitte... Essaga, kui mitte oma esimese abieluga. Võib-olla tema 3. tuleb siis... Ei, et selles mõttes, kellega sa ikka eksid, kui mitte minusugusega. No võt, aga siis me võtamegi lugejakirjad ja pigem see just, mis teid huvitab. Ja, aga ma kohe siit võtangi lahti ja küsimus... Kihlumine ja abiellumine. Kas naine võib ise mehele abielu ettepaneku teha või rikub see romantika ära? Mina ei tea, ikka võib ja miks ta ei või. Võib-olla mees on nii tagasihoidlik ja introvertne ja ei suuda, tähendab, ammu on sees otsustanud, aga ei suuda seda kuidagi kokku panna ja ei ole mingit romantilisust, pärast toob sulle mingid, ma ei tea, ostab vale sõrmuse või mina arvan, et kõik, mis sulle nagu sobib ja mis annab sulle mõnusa tunde, ikka võid, miks sa ei või. Mina arvan, et mis seal vahet on, kes kellele abielu ettepaneku teeb. Ja mis romantika? Romantika on kõik see, mis 2 inimest seob, neid rõõmustab ja õnnelikuks teeb. See on romantika, mitte mingid vanad dogmad ja teemad. Tehke, mis tahate selles mõttes, miks ei või? Muidugi võib. Ja reeglit ei saa panna siia, et kas võib või või. Mina isiklikult, kui ei tahaks teha mehele ise ja ma ei teeks ka ise. Võib-olla sa tahad piisavalt vanaks vaata. No ja kui enam keegi, kui võimalusi enam ei ole. Siis lähed, aga iga kord uus sõrmus, vaata. Need seriaalid on mingid, kus vaata, inimesed otsivad kogu aeg ja siis nad juba ruttu armuvad ja juba ruttu tahavad kihlumada ja abielluda. Aga ma arvan, et minul see kihlatu jääbki. Nagu me kõik. See on minu, aga mul on ka praegu viimane. Aga et mina ise ei kui ma ei tea, kui see on,
mingid asjad on nagu sellised, et jah, et see ei pea olema reegel, aga need universaalsed asjad, et paratamatu, kui oleme mingi uskumuse millegist loonud, siis see kuidagi nagu võtaks vähemaks seda kogemust, kui ma ise peaksin mehele tegema selle abielu ettepaneku, et ma ei suudaks mõtle, seda kuidagi. Kui ta on ikkagi miljardär ja sul on väga mõistlik talle abielu ettepanek teha. Ei, no siis nagu see teine, see mõistlik asi, see on äri sa oled harjunud vaeste meestega sellepärast, siis sa ootad, et nemad sind ikka võtaksid. Aga see ongi armastusest abiellumine. Muidugi on armastusest, jah. Armastus mõeldigi välja nende jaoks, kuidas see oli, et venelased mõtlesid armastuse välja, et tasuta saada. No vot. Et see on selline lugu, et mina arvan, et abielu on tänapäeval ikkagi selline leping, kus mõlemad tunneksid mingit turvalisust. See on abiellumise nagu põhimõte, ma arvan, juriidiliselt. Instapildid ja storid ja koostööd. Instapildid ja koostööd. Noh jah, võib-olla sulle, aga ma arvan küll, et väga paljud paarid elavad ju ilma registreerimata ja kui see neile sobib, on see ka okei. Et eks see, vaata pulmapidu ka, eks ju, kui sa teed, et siis on ka see, et ikka joodad teisi ja söödad ja oodad teisi, on ju. Aga tead, mina arvan ka, et ma ütlen aga samas on ilus, pidu tuleb teha. Ja vaata, paratamatult on ka see, et meil on ka loodud ühiskonda see arvamus, et okei, kui ta ei ole sulle abielu ettepanekut teinud, et isid serious enough ja mind see mõjutab. Mind see mõjutab. Minul on ikkagi vaja, et on ikkagi kihlatud, et me ikkagi abiellume, et kuigi ma tean väga hästi, et see on väga hea skämm riigi pool, nagu riigi mõttes, eks ole, see on ikkagi seaduslikult ja siis sul on see, et kui ka midagi juhtub, sa saad juurde ja sa saad ka laipa tuvastama. Ja ka saad surnukeha kätte ja nii edasi ja saad ka tema pärandist osa aga siis mul on mingi nii hea mõte praegu. Ta läks maha ära jälle. Oota, see oli see, millest sa alustasid? Mind mõjutab ühiskonnas. Aga võib-olla mind ka mõjutab, lihtsalt mind on kogu aeg naiseks palutud. Ma olen see naine, keda alati palutakse. See on alati palutud, see ongi, et mina ei näe sellel küll mitte midagi erilist. Et ma olen tõesti naine, keda alati on naiseks palutud, naiseks tahetud, et sellepärast mul ei ole seda dilemmat. Võib-olla jah, kunagi ei oleks saanud, võib-olla siis nagu jah, mõtestaks teisi. Aga praegu on see, et vaata, see on see, et kui sul on... Sa jää milleski ilma. Jah, et see on see, et kui sul on raha, siis sa ütled, et teate, raha ei ole kõige põhilisem. Et mul on sama siis kihlumise ja pulmadega, et jah, mul ei ole see kuidagi jäänud saamata või tegemata. Aga kui kaua peaks enne kihlumist koos olema, kas on olemas õige aeg? Ei ole. Mina arvan, et ei ole. On paare, kes teavad, 24 tundi lähevad abielluvad ja elavad pärast 60 aastat. Ja siis saad kaineks. Ai, 60 aastat ikka elavad. Ja elavad koos 60 aastat ja teised, eks ole, aasta... No minusugune eelmise abieluga nii, et meil olime 10 aastat koos ja abiellusime ja siis 3 aasta pärast lahutasime. Nii et mis see õige või vale on. Ja, ma arvan ka, et ei ole. Minust nagu if you feel for it, go for it, eks. Et see on tunne, kõik on tunne, eks ole. Nii et if you feel for it, go for it ja see ongi see, et ega me kunagi tegelikult ei tea, mis on õige otsus, mis ei ole õige otsus. Ja pluss elu me saame alati kahetseda, kui me teistpidi otsustasime. Seda, et me teistpidi otsustasime. Jaa, absoluutselt. Nii et seetõttu tehke eriti hästi või kohe valikuid. Ja miks meil tegelikult elus on väga kerge valikuid teha? Sest me ei pea elama igavesti. Meie elu ei ole igavene. Ja teine ega abielu pole ka igavene. Seda saab lahutada. Saab lahutada, just. Nii et vahet ei ole, mis ta ja sõrmuseid saab loopida. See on tegelikult oluline asi, mis tuleb tülides juurde. Seda sõrmust saab panna lauale. Ja vahet ei ole, mis tega te elus otsustate, siis mitte miski pole jääv. Et seetõttu nagu võtke otsuseid pigem lihtsusega. Mitte miski pole jääv ja te kunagi ei saa teada, mis oleks olnud õige. Mitte kunagi ei saa teada. Kui te oleks teise valinud, siis te ei tea, kuidas oleks teistpidi läinud. Ja kui te ikka armunud olete, armastanud olete, pange täie rauaga. On vaja Las Vegasesse sõita. Sõitke Las Vegasesse, abielluga ära. Saate teada, et on jobu, shit happens. On jobu, lahuta, mine edasi. Võta järgmine. Ja et mitte nagu, et jääd, mul oli nüüd endal hea mõte. Aga sul vist ka ei olnud siis väga hea mõte. Võib-olla tõesti. Võta järgmine küsimus. Võtame järgmise küsimuse. Kas kihlasõrmuse hind või suurus tegelikult loeb või on see lihtsalt ühiskonna surve? Ei, mina arvan, et teate, kui te olete 2 noort inimest, kes alles alustavad ja ostate seda leiba ja vorsti ja ta paneb sulle selle õllepurgi, selle konksu sulle sõrme ümber ja ütleb, et ta sind igavesti armastab. Ma arvan, sellised asjad on kõige kallimad. Kui teate, raha eest on väga lihtne. Lähed poodi ja ostad ja ei ole mingit probleemi. Et ma arvan, sellised, kus alguses, kui te noored olete ja kõik on selline
habras ja vaene ja habras ja te ise veel arenete, et need on vot see on romantika minu jaoks jah, et täna ostad selle sõrmuse või ükskõik, eks ja kuidagi ongi, et kui sul on need võimalused juba, siis see on kuidagi lihtne, aga just olla julge ja paluda kedagi enda elukaaslaseks, kui sul ei ole midagi. Vot see on julgus. Mina arvan ka pigem see nagu selline ühiskonna surve, et peab olema teatud hind. Ei, see on teemandimüüjate surve. Ja absoluutselt, see on väga hea turundus või see väga hea just turundus sellele, aga mina ise leian ka, et minu arust see nagu see mõtteprotsess ja kõik, et keegi tahab siin naiseks paluda, et ta organiseerib selle ära, eks ole, et kuidas seda teha, ta mõtleb selle peale. Kristeril oli ka ju, tal oli sõrmus tegelikult, ma ei tea, mis mul on, ma pole uurinud. Vaatame järgi pärast lähme. Vaatame, kui palju ta mu last armastab. Ma pole uurinud. Kuule, ma ikka tahan näha, palju ta mu last armastab. Aga las ma lõpetan oma mõtte ära. Et issand jumal, oota korraks. Ei, mitte et just see mõtteprotsess ja kõik. Ja Krister ju ka, tegelikult tal on juba olnud 4 aastat isegi üle selle see sõrmus olemas. No siis see võib küll olla mitte briljant. Ja siis ja siis te olite veel noored. Ja, aga nüüd olen nii palju peenemaks jäänud ja kõik nii, et see käib mul kogu aeg siin, eks ole, ümber kuidagi. Kui tihti sa seda laua peale paned? Ainult 1 korra olen visanud. See käib asja juurde. Aga jah, minu arust see on jah hästi äge, et kui inimesele veel mõtleb, ta rääkis ka, et ta käis minust teisi sõrmuseid, et nende järgi nagu vaatamas, et palju, kui suur see kõik on, eks. Aga selle peale, et sa ütlesid, et äkki siis ei ole, et kuni 4 aastat tagasi, et suhtes kasvamine on hästi oluline koos. Meil mõlemal praegu see, kuidas me oleme kasvanud, mõlemal, eks ole, on elus läheb nii vaimselt paremini, finantsiliselt paremini, et mina ei ole ka nagu kunagi seda taga ajanud, et üks peab olema see, kes kõike provide ima. Kuigi täna me oleme sinnapoole liikunud küll, et mul mees tõesti provide rohkem kui ma ise, aga mitte sellepärast, et ise ei saaks, vaid täna tal ongi rohkem võimalusi ja ta tunneb selle üle suurt uhkust ja rõõmu, et ta saab mult võtta ära nagu teatud asjad, et ma saangi särada. Just, et mina saan nagu rohkem särada. Ja minu lõvi tegi ise disainis. Ise tegi, me oleme 2 siis peal kihlasõrmusel, kord on tema peal ja mina all, aga ma keeran alati nii, et tema on all ja lasi siis kullasepal valmis teha, nii et ikkagi hinge pani siia sisse ja et ta nägi ikka vaeva. No vot, et sellised asjad on sellised toredad asjad ja ükskõik, kuidas see abielu ettepanek ei tehta või see kihlamise ettepanek, tore on, et tehakse, tore, et te saate läbi kogeda, tore on, kui te armastate, tore on, kui te õnnelikud olete ja ega muu ei olegi tähtis. Ma ütlen, on see teil see õllepurgi kork vaeses külas sõja ajal või siis lossis kõige suurem maailma suurim briljant. Küsimus on ikkagi kellega. Ja, et igal pool oleks sul see, kui seda koju minna ja sa tead, et sul on nagu tore olla. Minu arust see on suur asi. Alati, kui meie ka koju kumbki meist tuleb ja kui juba üks on nendes või üks on kodus, siis me alati kõnnime teine teisele vastu. Ja meil on musitamine. See musi tuleb minnes ja tulles alati. Kas te pikalt suudlete veel või? Ma just üks päev mõtlesin, et enam pikki suudluseid ei ole ja siis seksi ajal, jah. Aga muidu niisama enam ei olegi. Siis me eile olimegi spaas, siis mõtlesin musile, et kuule, paneme tatti. Paneme kauem aega tatti. Kaua te nüüd koos olete? Me oleme üle 6 aasta. Me oleme vahepeal lahus ka olnud, aga korraks siin. Nüüd oleme igavesti koos. Nüüd oleme igavesti koos. Et jah, 8. Eks ta jah, seda suudlemist jääb vähemaks. Aga jah, seda tööd tuleb jälle ise teha. Ja et sa meelde tuletasid. Aga lõui õhtul saab. Jah, täiega tatti. Mida teha, kui kõik sõbrannad abielud, aga sinu partner ei tee ettepanekut? Siis sa ei abielu. Jah, ei no mis siis, kui sa hirmsasti ja see abielu on väga tähtis, siis tuleb öelda, et kulla mees, nüüd on asjad niimoodi, et vahest, kui te midagi väga elus tahate, aga partner ei täida seda, siis tulebki küsida, et kas ma tahan selle partnerit rohkem kui oma soovi? Ei, siis palud meheks ta. Ja. Siis ongi see koht. Aga nüüd ongi see, et kui see mees ei soovinud tegelikult, eks nüüd sa palud teda meheks ja siis ta lõpuks läheb ära ka ja sa oled ennast nagu naisena. Aga ma mõtlengi, et aga ära tunne. Ja ma tean, absoluutselt ära tunne, kuid vaata, paratamatult meestel on see, et ta tahab jahtida ja kui sa pärast lähed teise suhtesse ja ütled, et ma tegin ise abielu ettepaneku mehele, et paratamatult, sa pead olema vaimselt nagu nii kõva, et see sind ei häiri. Et mingid asjad on, kus sa pead olema kuidagi. Mitu partnerit sul on ja siis tulevad kõik siuke.
Ja, aga tead sa, mis tegelikult mehed, kui sa oled väga ilus naine ja nüüd on see, et see kõik mehed nii-öelda on sind või sa oled maganud paljudega, siis egas, kui sa oled väga ilus naine ja sa pead endast lugu selles mõttes, et sa oled enesekindel, siis see ei huvita üldjuhul sellisel kujul meest. Meest ju huvitab siis, kui sa oled selline võib-olla nagu ei ole enesekindel naine, aga sa kõigile annad lihtsalt sellepärast, et kuidagi meele järgi on armastus on kahepoolne. Vabandust jah, et või sa kõigile, ei, nüüd ma ütlen, et annad ainult sellepärast, et siis sa arvad, et ainult sellepärast sa oled aktsepteeritud. Üks asi on see, et kui sa teed seda, sest sa ise ka naudid, aga teine asi on see, et muidu sa arvad, et muud moodi ei ole. Ja kui sa nagu selle stigma endale kuidagi külge saad, ega siis väga mehed rohkem ei jookse. Sõidad teise riiki, ongi türklane. Jah, absoluutselt. Mis see oli see? Kuhu me lähme vanast peast? Kui meie mehed surnud on? No Türki ikka igale poole. Ei, mitte Türki, see, kus see on see? Dominikaani. Ja Dominikaani. Sealt saab kohe uue pruuni ilusa. Noore mehe, eks ole, just. Ja ise võid olla 6 või 70, suur juba, eks ole. Mis suur? Ja väga armastavad. Ma olen näinud seda 90 Day Fiancé, nad väga armastavad. Nad väga armastavad, ja. Ilusaid sõnumid saadavad. Nii et kõik teed on valla. Mina möllaka minna. Nii, võtan järgmise küsimuse. Kas me vastasime ära üldse? Kas Kihnumis, mida teha, kui sõbrannad ab... Jaa, vastasime küll. Võtke ise või pange ultimaatum või jah. Pange hullu. Pange ultimaatum mehele, kas nüüd või mitte kunagi. Kas nüüd või mitte kedagi. Aga üldiselt ongi nii, et mingid juhtumid ongi, inimene elab 10 aastat, ei võta naiseks ja siis leiab uue ja 2 kuu pärast abiellu. Sest nüüd ta teab, nüüd ta on kindel. Nüüd ta on kindel, jah. Mis on kõige hullem viis, kuidas abielu ettepanekut teha? Mina ei tea, kas on üldse olemas sul... Roomates just tee eksi juurest tulles. Eksi kaisust tulles. Eksi kaisust. Vaata, kuidas see oli? Eksikas eksimine on seksiga eksimine. Just. Aga võib-olla nüüd ta sai aru, kui ta eksikas eksimus. Ja, aga mitte minu asi enam on. Nii on kõige hullem. Nii on, okei, sinu stsenaarium. Ma alguses mõtlesin, et issand ei olegi, aga ma ei arvakski, et keegi niimoodi teeb, on ju. Aga samas nagu jah. Mis veel võiks teha? Ei, ma ei ole teinud seda, aga mulle tuleks see pähe vaata. Sa ei ole midagi, mida sa ei suuda välja mõelda. Ja, ma mõtlengi, et mis ma siin välja suudaks mõelda. No ma arvan, et et kui tõesti niimoodi, jah. Siis ära tule. Oota järgmis päeva, sa kaineks. Või kui sa tahad mind ainult raha pärast. Jah. Mis motiivid sul on? Issand, ja eriti vaata ongi, et hästi huvitav on see, et inimesed tavaliselt räägivad seda, et keegi sind kellegi pärast tahab, kellel ei ole. Nagu selles suhtes, et ma vaatan, kas sa oled see 90 Day Fiancé, eks ole, seal on ka, et mehed ütlevad, et tulevad mulle raha pärast, aga nad tavaliselt tal ei ole raha. Ja see on see goldtigeritega, sõimatakse naisi goldtigeriks. Aga mida, sul ei ole midagi tigerdada või midagi kaevata pole sul? Kui mehel, eks ole, on, siis ta rõõmu kannab, ta ei ütle nagu sellist asja. Ja ma enda mehe pealt näiteks panen ka tähele, et mida aeg edasi, seda paremini tal läheb ja ta rõõmuga, ta isegi kordagi ütle, kas sa tahaks mind ainult raha, tal nagu rõõmuga, talle meeldib. Selles suhtes, et praegu mulle meeldib ka see, et on, aga alguses kui me hakkasime koos olema, siis me nagu ei ole see, et oleks olnud vaesuses, vaid lihtsalt, et ei ole selliseid võimalusi. Et mida aeg edasi, seda rohkem neid võimalusi on ja mulle väga meeldib ja just see tema nagu mehelik suhtumine, et ta tahab, et mina saaks sellest kõigest osa. Ei, ma arvan, et kui sul on, siis jaga ja kui sa ei taha jagada, siis ole vait. Selle pärast tahab. Goldtigerid ja, kui sa ei suuda selle naist nagu armastada, siis pole ta goldtiger, vaid sul lihtsalt pole raha tema jaoks. Ja see ongi, et igaüks... Ära ülbitse oma vaesusega. Jah, et igaüks peab jääma siis, või tegelikult mehed võtavadki endal tavaliselt naise, siis keda nad saavad lubada, on nii-öelda öeldud niimoodi, et siis sa pead lihtsalt vaatama. Ja sina võid võtta mehe endale, keda sa saad lubada. Aga vahest on see ka just ja vahest on ka see, et näiteks kui ongi hästi noor naine ja siis võib-olla võtab vanem meesterahvast endale kõik ümber, et raha pärast, aga nagu selles suhtes, et see noor naine, kes on ilus naine ja ta saab endale lubada seda ja tema võib-olla väärtus ongi see, et ta hindabki seda, et tal oleks see jõukas inimene kõrval. Mitte ainult jõukas, ma arvan, see vanem mees võib olla ka väga kihvt ja taga võib olla väga mõnus koos olla ja nii edasi, et seal ei ole, see on samamoodi nagu vanem naine või noor mees. Just, aga ongi, et mõlemad juba oma minuga on väga vahva koos olla. Ja. Lõvi ütleb kogu aeg nii naljakas. Nii, no muidugi vanemate naistega on hea koos olla. Vanemate naistega on. Naljakas. Ja vanemate naistega on. Aga see ongi see, et meil ei ole enam seda, et sa ei pea meie mõtteid lugema, vaata, kas ma solvusin, kas ma ei räägi, kas ma vaikin kodus. Et ma ei mängi, minu vanuses naine ei mängi neid mänge, kus sa pead mõistatama ja mingit lolli mängima. Et ma ütlen seda, mida ma tahan ja kui ma välja lähen naistega, siis ma olen välja naistega ja kui sa lähed sõpradega, siis ei ole sellist, et millal ja kuidas. Mine siis, mul ei ole midagi viga.
jah, kuradi ütle, mis sul viga on, et sulle ei meeldi mingid asjad ja teine, kui sulle ei meeldi, leia endale tegevus. Jaa. Leia ise endale tegevus. Nagu pisid enda life'is. Ja olge pisid oma life'is, jah. Just. Tehke omi asju, leidke endale tegevus, ärge istuda. Ja siis mehed ei tahagi käia väga väljas muideks. Kõige vastikumad on need kleepuvad sellised inimesed, on ju, kus sa lähed, mis sa teed, aga miks sa minuga ei ole? Kas sul oli ilma minuta lõbus? Oota, sul oli praegu sõpradega lõbusam kui minuga või? Ja siis sina, jah? Ei, aga ja vahest on nagu, et ma olen pannud ka tähele, et näiteks kui partnerid hakkavad või kuuled kuidagi pealt, et aga meil ei olnud üldse nii lõbus. Ma olen enda mehe pealt vahepeal näiteks, et kui me hakkasime olema koos, et vahepeal ütles ka mulle, aga meil ei olnud siin nii tore või midagi, siis ma ütlen, aga miks sa nagu, miks sa arvad, et ma ei taha, et sul tore, et ma just tahan, et sul oleks tore, ma just tahan, et sul oleks vägev. Et see ongi nii huvitav, et me tahame, et meil on oma kallis inimene ja siis me mõtleme, et kui ta läheb nüüd sõprade või kellegiga välja, aga et tal ei tohi olla nii tore, nagu meil oma vahel on. Minu arust, kui sa oled otsuse teinud kuidagi moodi oma aega veeta, siis nagu hävit nagu as much fun as possible, eks, et ära nagu hakka mõtlema selle peale, kas ma tohin nii palju siin on ka inglise keel ära rikkunud. On, jah? Siis ma olen nii youngster. Oled jah youngster. No tundke rõõmu, kui te teate, mis on päris armastus. See on siis, kui te olete õnnelik selle üle, et teie kaaslane on õnnelik. Aga kui sa muidugi enda nikkuda teisi naisi, siis unusta ära. Ei, see on niimoodi, et kui täna lõvi võtab noore naise ja ta on taga õnnelik ja ma näen seda, siis minu armastus peab olema nii tugev. Et öelda talle, et tulge koos elama minu juurde. Tulge minu juurde. Ma võtan lapsed ka hoida. Ma olen nagu nii vanama, mis minul teha on. Ja mis mulle harjunud lastega. Aga et kui sa inimest armastad, siis sa ei hoia teda enda küljes paaniliselt kinni, vaid sa saad aru. See on nagu lastega. Sa võid neid armastada, aga sa pead laskma neil elada ja tunda ja olla ja täis. Kui sa armastad, siis sa lubad neil olla inimene. Jah, aga minul see küll, kui ma olin 13 suitsuga vahel, lubasin kiilaks ja lubasin mingi inimene. Ühiskond surus, muidu ma oleks koostanud juba suitsu. Kurat, küll ma räägin õdedel vendadel praegu nii hea. Nad ei suitsata. Ma tean ja, vaata nad on nii korralikud. Ja hoopis teine põlvkond. Jah. Kas on okei öelda abielu ettepanekule ei, kui sa pole kindel? Tead, mis ma vastan siin korraks siis esimesena, et kui näiteks see abielu ettepanek tehakse teiste inimeste ees, siis ma ütleks igal juhul jaa. Sest et mis ütled ei, et nüüd sa ütled ei ja siis see teine inimene on seal häbis, kõik inimesed vaatavad ümber ringi. Kuid samas siis ma ühe korra rääkisin sellest mõttest, rääkisin ühele sõbrannale või kellegile, eks, ja ta ütles, et aga jaa, et siis sa ütled jaa ja see inimene arvab, et abielud ja pärast ütled kuule. Tegelikult on see ei, et see on nagu mõlemat moodi jama, kuid samas pigem teha seda nagu mitte avalikult. Ei, aga äkki sa saad niimoodi, et sa saad aru märkidest, kui hakkab jamaks minema. Et kui inimene hakkab suuba abielluma ja sa ei taha, siis minu küsimus on see, miks sa taga üldse oled? Ja, aga vaatame, kui see on selline, sa olete sellises näiteks oled suhtes, kus mõlemad mõtled, et see nagu niigi pole minu endgame, aga siis sul üks tuleb sõrmusega ja sa mõtlesid, et me tunneme sama moodi koos. Aga miks sa siis lollitasid? Sa juba tunned, et nüüd on äkki aeg edasi minna. Ja nüüd ongi paras aeg edasi minna. Ja, aga sa tunned ära need märgid, kui sul ikka see sõrmus hakkab sinna kuskile tulema. Lõvil oli ka see üks reis kaasas, siis ma tõmbasin tüli üles ja ma ei saanudki seda. Meil ka ju 4 aastat ei saanud mulle teada, meil oli kogu aeg oli mingi... Ja, et mehed on meil ikka tassinud neid sõrmuseid kaasas. Nii et jaa, aga sa ikkagi saad aru, et kas hakkab tulema ja kui ei hakka tulema, siis küsime ja kui ei taha, siis ärge küsige. Ja te saate omalt poolt tegelikult neid oma punaseid lippe visata ka sinna. Aga see mäng on ka jama, et ma ei taha kunagi lapsi abielluda. Tegelikult ise tahate ja mängite seda sellepärast, et mees on öelnud näiteks midagi. Või siis on see, et keegi pole võtnud naiseks, siis mõtled, et ma ei tahagi tegelikult kunagi seda. Ja jällegi, et ärge nagu visake endast eemal asju, mida te tegelikult soovite, et pigem mitte töötage, vaid mõelge, kes ma inimesena oleksin, et mul saaks see kõik olla. Aga mina tõesti olen nüüd mõelnud jälle, et ma ikkagi ei taha lapsi. Me just ükspäev mussaga rääkisime, meil on nii tore koos lollitada koos ja me oleme 2 last ise koos. Ja, aga te saate mulle tuua. Ja, aga kes see rase on ja kõik. Mul hakkavad nüüd need reisid ja asjad. Ja... No, mis sul meile meeldib seda kuiva trenni teha ainult. Ja te võite lapse mulle tuua. Sulle ei saa tuua, sul on vaba kasvatus. Ja, sul on väga vaba kasvatus. Aga anna siis kloostrisse. Sina ka ei saa, seal on väga range kasvatus. Aga ma kardangi seda, et mina oleksin arvatavasti selline lapsevanem, et ma... Sa oled üle papista? Ma arvan, et ma oleksin. Ja ma arvan, et ma oleksin ka see, et sina oled nagu see bad habits grandma. Bad habits, jah. Kõik, mis vanaema juures, vaata. Kuuled, ei ole see, kuidas ainult elu käib. Et ole avatud küll sellele, aga... Aga sulge siiski kõrvad. Aga sulge siiski kõrvad, jah.
kuigi mõtle, ma olen ise sellest kasvanud ja just tänu sellele ma olen nagu see, kes ma Minu olen. bad habitsitele. Ega see ei olegi bad habit, see ongi, sul on nii palju usaldust vaata lastesse, et sa ei... Sa pead ju inimese, sa pead ju kutsika õpetama murdma ja saama murtud et sul ongi see usaldus, et sa lased kukkuda, aga samal sa tead, me tuleme ära, aga sa tead ka seda, et kui sa näed, et me ikkagi kukume nii, et ei tule jalgadele, et siis sa tuled, eks ole, segad vahele või paned nii-öelda, annad oma abistava käe. Aga täna just ma meigis ka, just meigist just rääkisin ka, et mul on nii hea meel, et sa kunagi ei haletsenud, eks ole, et alati, kui ma ütlesin ka, et mul oli see depreka aeg, siis ma ütlesin, ma tahan vist ennast ära tappa, siis ütlesin, aga siis tee nii, et me sind üles leiaksime. Ja siis kui ma ütlesin, ei, üles ei leiaks. Et üles leiaksime just, leiaksime, et teil oleks kerge mind mattas, kuna mina ütlesin midagi, et kuidas ma veidaks ära, siis ütlesin, et lõpeta nüüd, et nüüd sa terroriseerid sellega ka, me peame sind otsima hakkama. See on isegi vihaseks, et ma tahan ennast ära tappa niimoodi, et mul laipa ei leia, siis teed ikkagi niimoodi, et me leiaksime su vaata. Siis on süda rahul, ema süda rahul. Ma ei taha ju tegelikult on ja. Ema süda rahul on, kui matta saab, siis on kindel koht. Aga see ongi nii hea, et seal ei olnud, kui ma ütlesin näiteks midagi kuskil raske, siis alati ütlesid, kuule, aga siis lõpeta ära, anna alla, ole sitakott. Mulle nii meeldib, et sa olid alati konkreetne, siis ma enda peas mõtlesingi, et okei, aga ma ei taha ju tegelikult niimoodi on ja. Et siis hakkasid töötama asjade kallal, et sellest välja tulla, depressioonist välja tulla, et ei oleks raske kuskil nii meeletult ja nii edasi. Ise mõtled oma elu raskeks. Absoluutselt. Sellepärast mul täna nii kerge ongi, ma mõtlen ainult kergeks. Usun siiralt, et ploomiõli pudelike kingikotis rõõmustaks igat naist. Tutvustasime hiljuti oma kodumaise brändi Plumee puhast ploomi iluõli, mis on vananemisvastane niisutaja, tasakaalustab ja toidab nahka, annab tervislikku sära ja aitab ära hoida punnikesed. Tegemist on tõesti multifunktsionaalse tootega. Muuda oma päev eriliseks. Leia inspiratsiooni Kiveni ehetest, ajatud ja kaunid ehted, mis toovad sära igasse hetke ja loovad tunde, nagu oleks iga päev pidupäev. Kiven, avasta oma ehte maailm. Mis on suurim asi, mida inimesed enne abiellumist tegelikult läbi ei räägi? Ma arvan, et see, mida nad elus, kuidas nad elada tahavad ja kuidas nad surra tahavad. Need on kaks asja, mida peaks enne abiellumist läbi rääkima. Kuidas nad arvavad laste kasvatamisest, just kuidas nad elada tahaksid, põhiväärtused, eks, kui me saame lapsed, kuidas me sooviks neid kasvatada, kui me jääme vanaks, kui me jääme haigeks ja kui me sureme. Et need on need põhiasjad, sest et põhitraagika hakkab toimuma siis, kui see ma nimetan seda küülikute aeg, 2 aastat. Et kui vaata ei tea, küüliku aeg on see siis, kui ja tavaliselt kestab see 2 aastat. Väga tihti noored on selle aja jooksul juba lapse saanud ja nad ei ole tegelikult läbi arutanud. Ja miks väga tihti noored ja ruttu lähevadki lahku, sest neil ei ole neid ühiseid väärtuseid. Erinevad nägemused ja isa tahab, et laps õpib vene keelt, on ju, ema on kategooriliselt vastu. Isa on veendunud, et ta peab käima väga heas koolis. Ema ütleb, et mul oli näiteks maakool ja sain ka hakkama, eks. Et just sellised laste kasvatamise hariduslikud pooled, mida lubatakse, mida ei lubata, eks, sest te kasvatate seda koos ja te peate alati seisma nagu ühel sellel lainel, et laps ei saa manipuleerida, mis täna ongi, kui üks on ühel lainel, teine teisel, lapsed on väga kavalad, need hammustavad kohe naksti läbi ja siis lähete te üksteise vastu ja nii see jamaks läheb ja teine just, kui me haigeks jääme, sest meile tundub, et me abiellume, me oleme ilusad noored, me oleme terved, et mina olen alati kõik oma mehed võtnud nii, et ma olen mõelnud, kas ma selle kuti sitta koristan, kui ta ratastooli jääb. Kui see vastus on jaa, siis ma olen nõus abielluma. Ja suremine ka, et ma tean, et ma olen nõus matma, ma olen nõus teda kandma, ma olen nõus uue töökoha juurde võtma, et need on ühed küsimused, mida küsida, ma arvan. Jah, ja kindlasti ka, eks ole, mis on oodatud, mis on piirid, mis ei ole piirid, et need omavahel hästi, mitte eeldada seda, et teine teab seda, mis sinu jaoks on okei ja mis ei ole okei. Kas teil on monogaamne suhe või te näiteks 10 aasta pärast ikkagi istute laua taha ja ütlete, et kuulge, see svingerdamine oleks täitsa okei. Et need, jah, et keegi ei jääks lõksu, nii kui keegi jääb lõksu ja ta ei saa ikkagi seda, mida ta elus on tahtnud saavutada, sest te jääte talle koormaks või takistajaks, siis see läheb lörri.
ja hästi peab end teineteist toetama, et vahet ei ole, mis hulluse su partner ette võtab, nagu plaksuta, ütle you go for it, et ära nagu kärbi oma partneri tiibu. Aga siis ta peab olema nagu hea partner ka, on ju, et you go. Ma räägingi, minule selles mõttes on nii vedanud, et Krister alati, et vahet ei ole, mis ideega ma käin, eks ole, et mingi, et you go for it, eks. Ja nüüd see fit modeli teekond, muidugi seal alguses ta naeris, on ju, et mitte seda, sest et tema ju nägi kogu aeg, kuidas ma krõpsu söön ja kõike, eks. Et aga ta... Nüüd nutab. Ei. Ja, sest et nüüd ma olen nii peenike, et ta juba ootab, et ma saaks sööma hakata, eks. Aga ei, et ta oli nagu, ta on toetav alati olnud, et ta ei ütle, et ma ei saa hakkama või midagi, vaid ta lihtsalt ütles, et vaatame 6 aja pärast sa väsid ära, eks ole. Aga ta ei ole kunagi mulle ühegi asja peale öelnud, et kuule ära seda tee või ära toda tee. Ja praegu ta näeb järjest, kuidas mu unistused täituvad, et kas või sellega, et ma lähen või et see tee reisi firmaga, kus te kujutate ette, nagu et mul hakatakse, mul ongi leping tehtud, tööleping, et mulle makstakse selle eest, et ma käin reisimas ja nii edasi. Uskumatu, ma lõpetan selle pulli ära, ma hakan influenceriks. On ju, ja influencer äge olla. Aga jah, et ta näeb järjest, kuidas kõik need asjad, millest ma olen rääkinud või unistanud, et kõik läheb täide ja tal on nagu see nii, nagu mul on nii hea meel, et ta on toetav olnud seal. Ja absoluutselt. Ja see on nii tore. See tuleb ühel hetkel, kui sa ärkad üles ja kõik see vaev, mis sa oled näinud ja teinud ja nii edasi, et see nagu, et see tuleb kergusega. See on nagu täiesti lõpp. Ma isegi ei tea, mis elu ma elan praegu, sest see kõik tuleb kergusega ja ma olen nii tänulik. Aitäh. Aitäh sulle päriselt. Millal teie abiellute? Meie? Millal teie nüüd abiellute? Ei ütle. Järgmine suvi mina ütlesin. Üldiselt on niimoodi, et ma praegu, me teame, et me abiellume, aga arvestada, et mul tuleb 50 juubel. See tuleb ära mahutada, abielu tuleb ära mahutada, teie abielu tuleb ära mahutada. Sa lubasid bändi meile kinkida. Mingit bändi ma teile ei kingi. Ma ei anna teile teada, kus ma abiellun. Aga kindlasti te saate teada, sest et minusugune eputis ei hoia midagi vaka. Saladuses. Nii. Tõmbame otsad kokku või? Ja abielluga armastage, lahutage, olge õnnelikud, üksikud, kaksikud, kolmikud, kuidas teil kõige parem on. Ja teistele liiga ei tee väga ja ärge andke valesid lubadusi elus. Oota, ma olen hakanud niimoodi. Ma ei saa, mul käsi varjab kõhtu. Täname jälle kõiki sponsoreid ja sellel hooajal on tulnud meile appi minu üks lemmik, keda ma alati vaatan, kelle pilte, pesupilte ma vaatan. Ja siis ma alati mõtlen, et ma nii hirmsasti tahaks nende pesu või kuidagi, aga ma ei tea, ma ei ole nii hästi võib-olla enda jaoks sobitunud sinna pesusse, et sinna ikkagi, aga tegelikult see nii ei ole. Ja täna minul endal seljas bonboni kleit, nii et ei ole tegu ainult pesuga. Tegu on väga palju erinevad ja Dianal on samamoodi siis kleit, stretch natuke tõmbab sisse, tissid ette, eks ole. Nii et on head valikut ja ma arvan, et see pesu saab mul ka varsti olema. Ja ka sellel hooajal on meil siis toetab meid Kiven, juveeliehted ja meie tänane teema oli ju ka abiellumine, kihlumine ja Kiveni ehted sobivadki kõikidele naistele, kes siis esindavad loovust, jätkusuutlikkust, armastust. Nii, ja naised, kes on otsustanud ikkagi üksikud olla või ka väga paljudes suhetes tegelikult see koos lõpetamine ja kõik need muud asjad, me oskame teeselda ka, kui vaja on. Aga et ei oleks vaja ja endal oleks hea, lihtne ja lõbus ja siis firma kirg ja kliitoristimulaator neile, kellel siis kui ei viitsi teeselda. Ja meie toetajaks on veel ka Gifto, et kas te olete olnud olukorras, kus ei tea, mida kinkida kellegile, eks? Ei ole. Ja ei ole. Ma alati tean. Ja vahest on see, et kingid ära ja siis võib-olla selle ei meeldigi see kingitus, aga Gifto on loonud veel siis sellise imelise lahenduse, et Gifto kinkekaardiga saate erinevatest kohtadest, siis saab endale soetada midagi ja vaadata näiteks, kui te kingite ka kinkekaardi, siis see inimene, kes selle kingituse on saanud, saab vaadata endale erinevatest kohtadest, mida ta soovib. Ja muideks peale igat saate lõppu loosime me ka siis Gifto kinkekaardi meie kuulajale, nii et... Nii, ja meid on tulnud toetama ka kollagen, Marina kollagen ja Norvita firmalt. Mis ma kollageni kohta ütlen? Et väga tihti me arvame, et ta läheb sinna, kus me tahame. Ei, ta üldjuhul läheb sinna, kuhu organism otsustab ja organism kollageni kasutab ära seal, kus tal vaja on. Nii et kui te võtate mingeid lisandeid, siis organism oskab seda kenasti tarbida, läheb sinna, kus vaja on ja üldiselt on nii, et kollageni tooted, kui mingite toodete puhul me võime öelda, et miski teeb halba, siis neid võite rahulikult vitsutada. Plumme.ee lehelt saate siis ka sellise väga meeldiva lõhnaga, ploomilõhnaga näeoli ja Plumme 20 on siis ka ikka nende sooduskood, et tellida. Säragem!
jah. Lõhnad käib ja sära käib. Nii ja veel kenasti, nagu näete, me oleme uues stuudios ja Aegruum sisustus tegi selle meie jaoks võimalikult. Minu kodus nii valget diivanit ei ole. Ma väga-väga tahaksin, aga mul on suured koerad, njufad, need ilastaksid kõik nagu nii kiiresti ära. Aga see jääb selliseks, nagu mõnele naisele jääb abiellumine, nii minule jääb sellise valges diivani soetamine jääb unistuseks. Ja meie toetajaks on veel ka silmaretriit, nii et kõik, kes te armastate linnast väljas puhata, võib-olla ka siis kallimaga, mõne sõbraga, armastate loodust nautida, siis see on midagi teile. Ja muideks, mis mulle jäi silma, on see, et ka veinikelder on külaliste kasutada, nii et kohe, kui trenni lõpetan. Ja kohe, kui trenni lõpetan. Meie lähme sinna kohale. Ja meie lähme ja siis me mõtlesime ka, et millal me lähme. Aga kuna ma lavalt tulen, eks ole, aprilli lõpus, siis me mõtlesimegi, et maikuus, et siis saame koos veinikeldris käia. Natukene rohkem vormis. Muuda oma päev eriliseks. Leia inspiratsiooni Kiveni ehetest. Ajatud ja kaunitehted, mis toovad sära igasse hetke ja loovad tunde, nagu oleks iga päev pidupäev. Kiven, avasta oma ehte maailm. Usun siiralt, et ploomiõli pudelike kingikotis rõõmustaks igat naist. Tutvustasime hiljuti oma kodumaise brändi Plomee puhast ploomi iluõli, mis on vananemisvastane niisutaja, tasakaalustab ja toidab nahka, annab tervislikku sära ja aitab ära hoida punnikesed. Tegemist on tõesti multifunktsionaalse tootega. Kui ei taha, et kink metsa läheks, vali Gifto kinkekaart. Vaata lähemalt gifto.ee. Sa mõtled sellest. Kirg.ee-st leiad kõik, et tunda end kirglikult. Tule vaata, saadame diskreetselt. Kirg.ee